Tere tulemast Krulli kvartalisse, kus toimub sündmus, kus saavad kokku muusika ja kunst. Teate küll, kunagi ehitati selline uhke masin nimega Seal. Masin, mis sõidab, aga näeb välja nagu Seal. Seda tehti kunagi Burning Mani jaoks. See on samasugune festival välismaal, kus tõesti korraldajad hindavad väga, et kõik võimalik vidutsemiste juures oleks erilisi ja toredaid happening'e. Ja see kõik toimub nüüd Eestis. Ja kui me räägime elevandist ruumis, siis jah, siin taga on troll, mis päriselt sõidab. See üritus saab toimuma nüüd sel nädalavahetusel. Siis meie oleme täna tulnud siia, et esimesena visata pilk peale sellele, mis siis enam-vähem toimuma hakkab või saada mingisugune ettekujutus. Seda on väga keeruline seletada, et see tore seltskond, kes seal praegu trullis ootab meid, on kirjeldanud seda sellisena, et see on täiskasvanute muinasjutu maa. No näed, viisakas inimene loeb ene. Muidu on niimoodi, et peatuses trollijuht ütleb, et hakkab minema, uksed sulguvad. Kas siin on niimoodi, et peame trollijuhil ise ütlema, et siin peate jah trollijuhiga rääkima. Hea trollijuht, kas tohib paluda muinasjutu maale? Järgmine peatus Siili. Kes need toredad inimesed on, kes meiega koos siin trollis on? Siin on siis väike osa meie suurest tiimist. Ütleme, et seda sündmust korraldab circa 200 inimest. Aga mis värk selle kunstiga ikkagi on, et miks te võtate asja nii raskelt, et te võiks ju panna lava püsti, muusika mängib, inimesed tantsivad, kes võtab napsu ja läheme sõpradena laiali? See loob mingi väärtuse, see loob miski maagia, mida sa ei saagi teisiti, kui pead kogema ja kui sa oled korra juba seda nuusutama või puudutama hakanud, siis endal see pisik aina kasvab. No nii, saame näha. Ma saan aru, et see troll ei ole siin sellepärast, et inimesi sõidutada, eks ole. Siis, kui see asi pihta hakkab, siis inimesed saavad siin sees nautida. Siin sees saab nautida paksu biiti ja trummi ja bassi. Niimoodi hakkab kummis toimuma. Väga tore. Häid siile mahub üldse trolli väga palju. Ma olen trollis Purjuspeaga viibinud küll, aga siin on kõik kained ja kõik väga tihkelt koos. Ja, selge. Ühesõnaga, mida trollijuht kõigest sellest arvab? Kas ta üldse teadis, et siin läheb peoks? Ei tea. No, ei tea. Trollijuht oli rahulikult inimesi sõidutama, nüüd tuleb välja, et läheb peoks. Täpselt see, mida ükski trollijuht ju ei taha. Siin ta on, see armas Seal, mida on paljud inimesed näinud, kes on mööda maailma rännanud. Burning Manil oli kõige suurem tähelepanu talle tõenäoliselt. Jaa, see oli esimene sisseõnnistamine. Nüüd on ta ikkagi siin ja on käinud Saksamaal ja plaanis Aafrikasse minna ja ütleme nii, et Euroopa üldisemalt. No mis temaga me siin tegema hakkame? No prooviks sõita Siiliga, et siis saate ka natuke seda tunnet, et nagu kuidas meil oli seal kõrbes sõita sellega. Ma saan aru, et sa annad meile ülesande, et me peame minema parkima ta sinna teise otsa ära, sinna ta enam-vähem vist siis lõpuks peokõigus jääbki või? Ja nii on. Nii et me paneme paika. Peo kõige tähtsam osa. Sa vist väga ei tunne meid? Ei tunne jah, aga selles mõttes, et paluti. Paluti usaldada. No ühesõnaga esimese asjana, mis ma näen, siin on mingisugused trostid on näha, eks ole. Seal on mingisugused metallagregaadid ja mingisugused kohad veel, kuhu väga vabalt võib siis nende leedidega otsa sõita. Mis tõttu sõidab täna Siiliga Robert Rood? Aga tead, ahaa, näed, siin on Citroen on siin sees. Palun, tulge edasi. No nii, me oleme nüüd Siili katusel, kui nii võib öelda. Robi, ma olen valmis. Aga jaa, praegu ma ütleks niimoodi, et mujale peale otse ette ei näe. Ma ei ole nii mures inimesi näinud juba palju aastaid. Masin käib. Kui nii oled sa valmis, jah? Ma ei tea, ära nagu ketsi lase. Nii, me liigume. Väga rahulikult. Ma ei julge kiiremini sõita, Jürikene. Oota korra. Vaata siin vasakul pool on mingisugune vana vundament. Aga mul on selline tunne, et sellest me sõidame üle. Aga sina vastutad. Ei, ma ei tea. Issand. Oota korra. No teoorias, kui sa otse sõidad täitsa otse, siis teoorias peaks minema mööda sellest rabbit hole'ist seal. Ma panen silmad kinni. Sa paned silmad kinni ja nüüd on tore kuulda. No nüüd on need metallkonstruktsioonid paremal, aga mul on selline tunne, et me saame neist mööda. Nii et kui sa sõidad, sa võid korra natukene keerata vasakule, natukene. Seda X-i näed seal nii-öelda seda kandekonstruktsiooni või? Ei. Sõida ninaga sinna. Kuhu poole? Paremale või vasakule? Vasakule. Selge. Ürita teha kohe esimese korraga perfektne vasakpööre. Ma ju ei tea, millal pöörama hakata, ütle mulle. No nii, hakka pöörama. Pööra maksimaalselt. Nii, lase korra otseks. Ja keera nüüd veel. Veel võib. No nii, kui me tahame riskida, siis võib veel natuke. Ei taha. Okei, nüüd keera siis rool paremale ja laseme tagasi. Mina ei näe midagi ja ei vastuta. Nii, lase otseks nüüd. Rool otseks ja tagurda. Veider. Ja aitab. Nüüd pane siis, ma ei tea, täislaks paremale. Paremale? Täislaks paremale. Paremale? No ja me peame nagu siia võimalikult lähedale saama, ma saan aru, sellel kõrval oleval autole. Su juhendamine on ideaalne. Ja no aitab, noh. No enam-vähem ju. Sa said väga hästi hakka. Ära, kus sa lähed? Mis sa teed? Ma mõtlesin, sirgeks ma vajama veel. See oli ju sirge. Ei olnud ju. Tehtud. Robikene, oled sa elus? Ma olen väga närvis. Ainult 10 minutit läks. Ja sõitsime 40 meetrit. No kuidas oli?
ebamugav. Ja nii nüüd kujuta ette, et 80 000 inimest on kuskil festivalil, kes kõik liiguvad erinevatesse suundadesse öösel. Ja siis sa teed seda sama asja. Samal ajal üleval käib pidu. No see on ikka ebamugav, jah. Et mulle siin Angaaris juba oli ebamugav sõita, et ma arvan, see lask jääb teistele. Me pidime minema muusikat tegema, aga enne veel natuke jäädeks on läinud. Suust on hakanud hauru tulema. Ja siin juhuslikult on ilmunud siia üks jänesepurk, kus sees pakutakse teed, ma saan aru. Aga me peame minema läbi selle torukabi. No urgu ikka meeleks läbi toru. Nüüd ongi küsimus, kes läheb ees. Urgu lähevad ja alati tähtsad mehed lähevad ees. Aga mina lähen ees, sa tuled meelega taga või? Ja. Tere! Tere! Oled sa kindel, et me ei jää siia kinni? No teil on kindlasti selline tunne, nagu ta oleks Alice Imedamaal järsku suureks muutunud. Oh! Rohkem juurde ei tohi võtta. Palju naljakam, kui ma arvasin. Jaa! Soota, kui see järgmine mees siit läbi tuleb. Oh! Nii! Napilt. Napikas. No nii, Robikene. No tere! Tervist! Tõesti on siin üsna kitsas tulemine. No kuidas läheb, Robi? Ei, täitsa okei. Aga siin on ära ütlemata palju ruumi. Ma ei tea, kas nüüd ära ütlemata Mõni mahub veel, kuule. Ma arvasin, et siin on nagu kitsam, jah. Kas see koht on kuidagi, ma ei tea, midagi konkreetselt silmas pidades ka valmis tehtud? Ühe aasta siilipeo teema oligi Alice Imedamaal. Siis me mõtlesime, et me loomegi sellise maailma, et sa tunnetaksidki ennast Alice'ina. Väga huvitavalt nagu intiimne keskkond, et seda kuidagi nagu peomeeleollu ei oskakski sättida. No siin saab salaasja teha. Salajutte rääkida. Salajutte rääkida. Arusaadav. Kui palju siin kõige rohkem inimesi korraga sees on olnud? Seda statistikat ma ei teagi, aga meil on isegi siin olnud see logiraamat, et siin on näiteks 0049 Artur, Meku ja Maku. Olid kaasa. Artur, Meku ja Maku tegid, ma arvan, ikkagi korralikult tegid. Siin lõhnab nagu higised poisid. Bellissimo, Itaaliast keegi. Niimoodi, kui inimesed nüüd siin üleval vaatavad. Väga friiki tunne. Nüüd me teame, mida hamstrid tunnevad. Siilipida on juba 12. kord. See on juba nii kuulsaks saanud, et paljud soomlased käivad meil külas. Mõned Burning Mani sõbrad Ameerikast. Me oleme saavutanud ikkagi selles skeenes nagu rahvusvahelise asja juba. No nii, kas midagi peab veel spetsiaalselt tegema või võib kohe lürpi magada? Võite kohalolu tunnetada. Ma arvan, et see on kõige veidram koht, kus ma teed olen jõudnud. Aga selle veidruse juures on ka midagi nagu romantilist natuke. Nii tõesti on. See teenork ongi hea hetk peo ajal korraks rahuneda, tulla enese sisse, olla korra vaikuses. Kõik head siis? No. Tagurpidi, palju keerulisem. Kes teed tahab? Aitäh kõik joonist. Ma lükkan või? Seda ma just vajasingi. Läheb. Väga romantiline on see välja tulemine siit kõik. Nii, nagu kuulete, vahepeal on muusika käima läinud. Siil on pandud korralikult tööle, kui nii võib öelda. Paneme siis sinuga muusika järgi siili vilkuma. Kõige lihtsam meetod, et pane talle kiirust juurde. Okei, proovime. Tiri teda jah, paremale poole näiteks. No, nii ongi, kohe ma arvan kütte peale. Proovi näiteks mõnda sellist valmisolevat layerit ja tõmba ta lihtsalt sinna peale. No võtame selle, jah. Siil paneb! Mees vajutas korraks arvutiird ja tõmbas nii käima või? Kas sa oskad mulle öelda, milline on kõige tempokam niimoodi, et inimesed tõusevad õhku põhimõtteliselt? No, vaatame, mis juhtus. On tõesti niimoodi natukene, et kui vajutan ise nuppu, siis lööb nagu eriti kiiresti käima. Nii, kui sulle tundub, et inimesed nagu ei tanssi, hakkavad ära nagu vajuma ja on uniseks jäänud, siis lihtsalt tulebki valgust ka juurde panna. On ikkagi teisipäeva hommik ja pidu juba nii käib. See mees on selle siiliürituse nii valmis. All aboard! Ja nüüd me tõuseme nagu rekka tagant siis nagu... Hetkel siis tulevase peo kohale. Meie kui peokorraldajad peame alati olema valmis ka ütleme kõige raskemateks oludeks layer-kastiga. Me suudame tagada siis ka olukorra, kui maailmas saab elekter otsa ja nii edasi, siis meie pidu seisma ei jää. No nii, ühesõnaga nüüd me mängime läbi sellise olukorra, kus meil justkui elektrit enam ei ole. Ütleme soovilugu, ütle üks number. 4. Ma tahaks kindlasti lugu number 4. Selle aparaadiga võtame ka vastu nii-öelda soovilugusid ja tõmbame peo käima. Ma ütleks niimoodi, et kui peo lõpus kell 5-6 hommikul seisaksid sina
väikse leierkastiga nurgas ja suigutaksid sellise looga pidulise tunne, siis võib lugeda nagu peo täiustikuks. No neid momente me pakume kindlasti. Head sõbrad, tulge kohale. Meie saime siit toreda kogemuse ja ma usun, et see, mis siia lõpuks üles pannakse ja valmis ehitatakse, on midagi väga erilist. Ikkagi korralik täiskasvanute muinaselt oma. Olen rännanud ju aastaid, see on mu elu, millest peab. Oled kurkur, mõni ütleb, mida sa mu